Attention! Ja start on antud taas edukalt. Aleksei Lipintsov on siin kohe näitamas oma hambaid koos Taavi Emajõega, kuid samas ka külaline Leedust, härra Andruskevitšus. Võtan ette eelmise aasta tulemused ja siit nähtub, et mullune kergekaalu alfa võideti tulemusega 3.04 täpselt ja tänagi on stardis Reigo Pihlak rajal number 6, kes siis eelmise aasta alfa võitjana soovib kindlasti oma resultaati siin kaitsta ja poodiumi kõige kõrgemale astmele astuda. Ja me näemegi, et koos Tamor Bakoviga on Reigo Pihlak liikumas liidrina. Ja alfa läbi aegade tulemus meeste kergekaalus kuulub soomlasele Toni Pöökole tulemusega 3.00,4 ja tegelikult on ka iga kergekaallase unistus 1000 meetril, kes on treenitud tõmmata ikkagi alla 3 minuti piiri ja kes teab, mis siin täna juhtub, sellepärast et jäänud on veel ligi pool võistlusmaad, kuigi hetkel liigutakse tempos 3.02.03 ja suht raske on 3 sekundit sealt kärpida, kuid miski pole võimatu. Me näeme, et Reigo Pihlak on asunud juhtima ja juhib Tamor Bakovi ees Sõudelkruis Pärnu 3 meetriga. Talle järgneb Robertas Andruskevitšus Leedust 6 meetriga. Nii et esikolmik on teistest eraldunud ja tundub, et medalid ka nende meeste vahel jagatakse, sest et jäänud on 350 meetrit ja kolmandat-neljandat kohta lahutamas sisuliselt terve igavik. Igaviku all mõtleme siin paadi pikkust, mis on selle maa kohta oi-oi kui palju. Ja Aleksei Lipintsov on praegu esimene mees, kes jääks medalita. Ta kaotab Robertas Andruskevitšusele 7 meetriga, nii et kõik on siiski veel võimalik, kui jäänud on 200 meetrit. Ja Reigo Pihlak liigub liidrina, kui jäänud 150 meetrit. Ja kas on ka oma parimate tulemuste lähedale seda sõitu tõmbamas? Igatahes mulle tundub küll, et eelmise aasta graafikust on noormees praegu eespool. Ja 50 meetrit. Sisuliselt veel viimased 6-7 tõmmet. Ja Reigo Pihlak on võitjana finišis 3.02,5 ja kui ma ei eksi, siis see peaks olema Reigo isiklik mark. Nii et palju õnne, Reigo, sulle. Sina oled Alva 2010 kuldmedalist meeste kergekaalus. Teise koha saavutab Robertas Andruskevitšus 3.08 resultaadiga Leedust ja kolmas on Aleksei Lipintsov, kes siiski tõestas ennast lõpus ja suutis medali Tamor Bakovi ees võita. Väga kõvasti ise ka nii-öelda tippsporti ja nüüd on taas poodiumil. Teine koht, second place, lightweight men. Robertas Andruskevitšus, Lithuania. Teisele kohale tuleb Robertas Andruskevitšus, tema on Leedu favoriitlase klubi esindaja, 91. aastal sündinud noormees ja sai ajaks 3.08 täpselt. Congratulations, Robertas! Kuldmedal, gold medal, Reigo Pihlak, Saak Tartu ja Reigo oli ka mullune võitja, kuigi mullu vähe parema ajaga, siis täna ta sai tulemuseks 3.02,5. Aplaus Reigo Pihlakule ja tema treeneritele. Meeste kergekaalased, esikolmik hetkel teie ees. Ja veel kord suur-suur aplaus meie parimatele.